Tere tulemast Pille Pilatese stuudiosse, kus ma valmistuan ühte mõnusat treeningut salvestama, aga enne, kui ma seda teen, siis soovin ma paar mõtet edasi anda. Me ei mõtle paljuski sellele, mis meid ees ootab. On ju ka praegu väga palju rõhutatud seda, et tuleb püsida selles ajahetkes, nagu me hetkel oleme. Jah, võib-olla mõelda natukene suuri plaane ette ka, aga me ei mõtle otseselt, mis võiks meiega toimuda siis, kui aeg läheb edasi 30–40 aastat. Ma sain 10 aastat tagasi kogemuse, kuidas on tunda ennast piiratud liikumisega ja ka emotsionaalselt sellises kohas, kus see piiratud liikumine tekitas väga raske tunde. See kogemus andis mulle selle mõistmise, et me ei saa võtta iseenesestmõistetavalt tänast olukorda, kus me liigume võib-olla valuvabalt. Me saame minna trepist üles, me saame autoga sõita, me saame teha neid tegevusi, mida me väga soovime. Sest kui me iseenda eest ei hoolitse piisavalt, siis ei pruugi seda kõike toimuda. Sel ajal 10 aastat tagasi sain ma aru, miks on dušikabiinis istmekoht. Osades dušikabiinides on see olemas. Ja sain aru ka sellest, kui oluline oleks suurtes kaubanduskeskuste toidupoodides istepingid, sest et on võimalik, et ei jaksa kõndida tervet seda suurt poodi läbi ilma, et oleks vaja vahepeal puhata. Sel ajal käisin ma siis riietuskabiinis istumas ja puhkamas. See kogemus andis mulle ka selle nägemuse, kuidas on olla hooldushaiglas. Kuidas teised inimesed peavad meie eest hoolitsema, isegi kui me seda vaimselt ei taha. Ja see kõik on pannud mind mõistma seda, mis võib tulla või ees oodata siis, kui ma iseenda elu eest vastutust ei võta, kui ma iseenda tervise eest vastutust ei võta. Ja Pille Pilatese online treeningute programm on ka üles ehitatud nii, et seal oleks võimalus iseenda eest hoolitseda erinevatel eluperioodidel ja siis, kui sul on kõik korras, kui ka siis, kui sul on pinged, valud ja ka siis, kui sul on vaja emotsionaalset toetust. Kui sa täna veel ei ole mõelnud selle peale, mis võiks sind ees oodata 30, 40, 50 aasta pärast, ehk ma ei tea, mis vanuses sa praegu seda kuulad, aga sa võid mõelda niisuguse võrdluse peale. Kui sul on puhkus. Puhkus kestab kellel 2 nädalat, kellel 3 kuud. Aga see polegi tähtis. Puhkuse alguses me oleme väga entusiastlikud, laseme toimuda sellel, mis tulemas on, võtame osa üritustest, võib-olla magame kauem, lihtsalt niisama oleme ja ei mõtle sellele väga palju, et mis puhkuse lõppedes ees ootab. Aga kui see puhkus on jõudnud kuskile keskpaika või siis sellesse viimasesse kolmandikku, siis hakkab meil tekkima tunne, et puhkus hakkab varsti läbi saama, peab minema tagasi tööle või kooli. Ja mis veel jõuaks ära teha, et see puhkus oleks kvaliteetne. Ja hakkad organiseerima, et ma tahaks veel seal ära käia. Tegelikult ma vajaks rohkem üksi olemise aega. Ehk sa hakkad läbi mõtlema palju paremini seda,
kuidas sa tahad selle viimase kolmandiku veeta. Ja ma ei tea, kus sa praegu oma eluga oled ja ma ei tea, mis vanuses sa oled, aga sa võid täpselt samamoodi mõelda, et kui sa oled jõudnud keskea poole või sa oled selle juba ületanud või pole veel sinna jõudnud, siis mõtle elule täpselt samamoodi. Et siis, kui sa oled jõudnud sinna viimase poole peale, ehk siis tegelikult pool on veel ees ja veel kolmandik on ees, et siis sa võtadki selle vastutuse hiljemalt ja hakkad iseenda eest hoolt kandma. Vaatad üle oma toiduvaliku, vaatad üle selle, kas sa liigud piisavalt. Kui on juba tekkinud mingisugused vaevused, siis usu mind, ka väikeste võimlemispausidega sa saad neid pingeid ja valusid leevendada ja nendest ka vabaneda. Ei ole vaja sellise tundega treenida, et sul on veremaitse suus, mis võib-olla kunagi on kogemus olnud, kui sa oled trenni teinud. 5 minutit, 10 minutit, 15 minutit. Kui siis see tunne tuleb, et sa tahad võib-olla kauem sellel päeval võimelda või endale koormust anda, siis hakkad seda rohkem tegema. Võib-olla praegu on see aeg, kus vaadata üle, kuidas sa elad, kuidas sa ise teistega käitud, kuidas teised sinuga käituvad, kuidas sa oma elu lood, kas sa oled hetkel selles kohas, kus sa päriselt tahad olla, ehk kui sul on veel see pool elu ees, siis kas sa tahad selle samamoodi veeta või sa saad tegelikult oma elu muuta kuidagi nii, et see hoopis kvaliteetsemalt elada. Mõtle sellele. Ja vaata üle oma harjumused. Vaata üle oma elustiil. Sest kunagi on need harjumused, mis sa oled endale sisse harjutanud, kujundanudki selle elustiili, mis sul praegu on. Ja kui sa tahad seda elu muuta, sa ei ole rahul sellega, mida sa iga päev teed või kuidas su tervis on või missugused su suhted on, siis sa saad hakata pöörama seda jälle teistsuguseks. Ehk üks samm korraga oma harjumusi muutes, oma uskumusi muutes, oma käitumist muutes, saad sa tuua endale teistsugused harjumused. Ja need harjumused loovad sulle juba uue elustiili. Ja kui sa nüüd mõtled, et sa ikkagi tahad midagi muuta oma elus, sa tahad võtta selle vastutuse oma elu eest, siis ma kutsun sind võimlema. Kutsun sind vaatama üle oma eluviisi just tervise seisukohast. Tarbima rohkem vett, et su keha oleks korralikult hüdreeritud. Ja kui sa tunned, et sul ei ole raha, sul ei ole riideid selleks, et minna trenni, sul ei ole ka aega selleks, et sõita trenni, siis just see ongi see põhjus, miks ma olen loonud selle online treeningute programmi nii, et sa saad kodus valida täpselt selle raamatu, sellest raamaturiiulist, mida sa hetke vajad. Sa leiad Pille Pilates online treeningute programmist lühemaid treeningsotsakaid. Sa leiad hommiku võimlemisi, õhtuseid lõõgastusi. Sa leiad klassikalise Pilatese treeninguid. Sa leiad muusikasse seatud treeninguid, mis on voolavad. Sa leiad venitusi. Sa leiad treeninguid ja võimlemisi, mis on loodud just sel põhjusel, kui on valud, kas alaseljas, ülaseljapinged, kaelapinged. Ja sul on seal valikus ka inspiratsioonijutud ja on ka audiolõõgastused. Ehk sul on erinevateks eluperioodideks videod, mis aitavad sind edasi minna. Ja sul on alati võimalus tulla ka siia sellesse stuudiosse ja minuga koos siinsamas võimelda. Sul ei ole ja sinuga ei ole midagi valesti, aga me saame alati natuke paremaks minna oma valikutes ja ka meie liigutustes ja asendites, kehaasendis on harjumuslikud liigutused ja harjumuslikud asendid, mis võib-olla
ei ole meile siiani tegelikult hästi mõjunud, mis on kaasa toonud pinged ja valud, samamoodi nagu mingisugused teistsugused harjumused on meil toonud siia eluviisi ja elustiili, nagu me praegu oleme ja millega me rahul ei ole. Ja tehes muudatusi oma kehaasendis, oma liigutustes, õppides natukene teistmoodi võib-olla mingit liigutust tegema, mis loob sinu kehale palju parema tunde ja toob kaasa sinu elukvaliteedi tõusu läbi selle, et sul ei ole neid pingeid ja valusid, siis miks mitte seda proovida. Kui sul on mulle küsimusi, kirjuta pille@pillepilates.ee. Sa saad online treeningute programmiga liituda pillepilates.ee. Sa saad mulle küsimusi esitada, kirjuta mulle. Ja juhul, kui sa ei oska teha valikut, siis anna mulle märku. Selleks ma olengi. Nii et toredat, kvaliteetsema elu loomist sinu enda jaoks. Toredat päeva.